Oh, tere kõigile, mina olen Taavi Sikk ja täna räägime Bernt Notke surmatantsust. Surmatants on hiliskeskaegse saksa meistri Bernt Notke töökojas autori kordusena valminud maal Tallinna Niguliste kirikus. Tegu on kahtlemata rahvusvaheliselt kõige tuntuma keskajast pärineva kunstiteosega Eestis. Surmatantsu teemat kohtab hiliskeskaja kunstis ja kirjanduses sageli. Üheks tõukeks sellele oli 14. sajandi keskel kogu Euroopat laastanud must surm. Luukere kujuline personifitseeritud surm tantsib vaheldumisi surelikega, meenutades kõige maise kaduvust ja kutsub mõtlema surmale. Memento mori. Surelikud on reastatud hierarhiliselt, alustades maailma vägevamatest, paavstist ja keisrist ning lõpetades talupoja, narri või hällilapsega. Bernt Notke maalis selle teose 15. sajandi lõpus ja tegemist on autori kordusega tema Lübecki Maarja kirikus asunud surmatantsust. Kahe teose valmimise vahel on mitu aastakümmet. Lübecki versioon ei ole säilinud. 1701. aastaks oli teos nii kehvas seisukorras, et maalija Anton Wortmann tegi sellest koopia. Koopia hävis 1942 Maarja kiriku põlengus. Sellel oli 49 figuuri. Tants algas flööti puhuva surmaga ning lõppes hällilapsega. Tallinna maalist on säilinud vaid algustükk 13 figuuriga. On teadmata, mitu figuuri maalil algselt oli, kui pikk see oli ning kes selle tellis. Kuna teost Niguliste kiriku arveraamatus ei mainita, võib oletada, et selle annetas mõni jõukas eraisik, gild või vennaskond. Mina olen Taavi Sikk ja ma tänan, et vaatasite meie harivat ajaloovideot. Hittige like ja subscribe'ige.